Vaat siin on nüüd mõnes mõttes ma ütleksin, et kõik see, mida sa ütled, kui nendel sõnadel enamustel ei oleks negatiivset konnotatsiooni nii-öelda üldiselt, siis tegelikult su sõnade valik on korrektne, aga kuna meil konnotatsioon on nendele sunniviisiliselt ja sellistele asjadele negatiivne, siis ma ütlen, et ei. Hüpnoosiga ei saa panna inimest tegema mitte midagi, mida ta ei taha. Hüpnoos on, kus seda nüüd kõige lihtsamalt öelda, ta on tööriist, millega me saame panna mõistuse korraks kõrvale ja tegeleda sügavate teemadega alateadvuse kaudu otse. Seal on su uskumused, seal on su mingisugused enesehinnangud, näiteks minu lemmikteemad hüpnoosis, millega ma coachingu kliente soovi korral saan aidata, ongi see, et kui on mingisugused enesehinnanguga seotud probleemid kuskil, reeglina tulevad kuskilt lapsepõlvest, mina sinna, teraapia läheb lapsepõlve sonkima, hüpnoosiga ma ei lähe lapsepõlve sonkima, et ma lihtsalt võtan selle, me võtame koos selle uskumuse ja nii-öelda alateadvuses on võimalik see ümber kirjutada.